tulen siia kohta, et siin on kaks asja, tuled valjuhäälde liiga lähedal või praegu enam tuult ei ole muidugi. Aga jätkame, et probleemid on vist nüüd lahendatud, aga mitte keskkonnaprobleemid. Ja keskkonnaprobleeme võib tõesti vaadata globaalselt tasandilt kohaliku tasandile või vastupidi. Sel kokkutulekul me mõtlesime, et ehitaks nagu need ettekanded üles kohalikult tasandilt globaalsemale minnes. Ja me jätkame Setomaa teemaga. Silver Sild kõneleb teemal, kas Eestimaa lõunatipp vajab tolokivi kaevandusi. Nagu ma ütlesin, et on teatud teemad tänases Eestis, keskkonnaprobleemid ja üks teema on kindlasti seotud kaevandamisega ja siin piirkonnas siis tolokiviga. Ole hea, tule siia. Tere päevast, head looduse sõbrad, ja ma tahaks öelda tere päevast ka head kaasamõtlejad ja kaasvõitlejad, sest elu on läinud kuidagi niiviisi, et me peame looduse eest juba hakkama võitlema, mitte ainult tema sõber olema, et see loodus säiliks meil. Kui härra Ülemsootska siin mööda minnes just ütles, et Obinitsa Meremäe kandis Setomaal ühesõnaga on suurem ala ka tolokivi kaevanduse all, Marinova kaevandus, siis samal teemal tahaksin mina rääkida ja hoopiski Eestimaa lõunatippu, see tähendab Mõniste piirkonna ees seisvatest probleemidest. Mõniste ja lõunatipp ei jää nüüd küll Setumaa koosseis ja Setumaa on teisel pool jõge siin, aga Võrumaal ikkagi. Me oleme selle probleemiga tegelenud juba aastaid. 2013. aastal mingi mõnenädalase vahega esitasid kaks meie jaoks jutumärkides ja nii nimetatud arendajad taotluse rajada Eestimaa lõunatippu peaaegu Peetri jõe maastiku kaitsealale 2 tolokivi kaevandust. Üks siis Naha tolokivi kaevandus, teine Kalkahju tolokivi kaevandus. Ma usun, et paljud teist on Eestimaa lõunatipus või vähemalt Mõnistes käinud ja näinud seda puutumatut loodust, mis seal praeguseni veel õnneks säilinud on. Aga kui nüüd kohast rääkida, siis Peetri jõgi iseenesest kuulub Natura 2000 loodusalade hulka ja loodi see juba aastakümneid tagasi Peetri jõe maastiku kaitseala. Samas on loodud Peetri jõe hoiuala. Seda ala läbib ka Peraküla Aegviidu Ähijärve 820 kilomeetri pikkune matkarada. Üks lõik katab ka siis seda Peetri jõe maastiku kaitseala. Ja seda piirkonda külastab tõesti palju ja palju inimesi nii Eestimaalt kui välismaalt. Tean seda sellepärast, et meil on seal puhkekohas, Eestimaa lõunatipu puhkekohas on külaliste raamat, kuhu tehakse sissekanded, aga samas see üks rajalõik läheb läbi minu koduõue. Ja olen kohanud seal nii sakslasi, leedulasi, prantslasi. Mõni päev tagasi läks Šoti neiu läbi, kes alustas Ähijärve äärest liikumist ja kiitis, kui ilus maastik see on. Aga on kartus, et varsti ei ole meil põhjust seda ilusat maastikku seal Eestimaa lõunatipus enam kiita, sest kui need 2 arendajat oma kokku 140 hektarilise ala üles kaevavad, siis Peetri jõe maastiku kaitsealast ei jää suurt midagi järgi. Kui need arendajad nii Kiirkandur kui siis Aigren kaevanduse OÜ
Aigren on Võrumaa oma, Kiirkandur on Harjumaal registreeritud ettevõte. Kui need oma taotlused esitasid, siis toimus muidugi ka keskkonnamõjude hindamise avalik arutelu Mõnistes, kus ligi 100 inimest leidis, et see piirkond võiks jääda siiski ometi puutumatuks kaevandusaladest ja kuna ta on paljuski läbi uurimata ja säilinud praegu suhteliselt sellise puutumatu loodusega alana, mina olen isiklikult seisukohal varstuosakonna endise esimehena läbi aastate olnud, et üks kant Eestimaal võiks olla ometi inimeste jaoks puutumatu, mitte me ei peaks igal pool mõtlema sellele, et meil on vaja kaevandust, meil on vaja raha, meil on vaja majandust arendada. Leiame need kohad. Võib-olla ma olen Setumaale natukene ülekohtune, kui ma olen öelnud Keskkonnaametiga rääkides, et kui Marinova, kus samad arendajad teevad kaevandustöid, on juba nii-öelda läinud, siis arendame loodussäästlikult ja mõistuse ja mõtlikult seda Marinova kaevandusala, aga hoidume sellest Eestimaa lõunatippu planeeritavatest naha- ja kalkkahju kaevandustest. Keskkonnamõju hindamise peale inimesed ütlesid, et see ei ole võimalik, et need kaevandused tulevad. Arendajad olid seisukohal, et siin ei olegi midagi arutada, nädala pärast on kopad sees ja läheb kaevandamiseks lahti. Ja kui ma Aigren Kaevandus OÜ esindajalt küsisin, et aga kui teil ei tasu ära, sest on selline piirang, et 50 kilomeetri ulatuses ei tohiks olla teist kaevandust, siis antakse need kaevandusload. Ja aga kui teil ei tasu siin see kaevandamine ära, sest kaevandamine peab toimuma vee all, katend ja terve see tolokivi on seal Peetri jõe ääres madalamal, kui on põhjavesi, siis arendajad vastasid nagu ühest suust mõlemad, et aga siis me kolime ära. Aga augu võtad kaasa või? Ei, see jääb meile sinna. Ja kui kaevandus on veealune, see tähendab seda, et peaksid olema suured settetiigid, aga see veemaht, mis sealt välja peaks kaevandus see käigus pumbatama, ei mahuta, need settetiigid ei võta seda iial vastu ja ei mahuta seda ära. Ja settetiikidest edasi juhitakse see kaevandusvesi otse Peetri jõkke, mis omakorda oma suure vesikonna kaudu hakkab mõjutama nii Lätimaad, tervet Eestimaad. Siinkohal võiks öelda, et Peetri jõe maastiku kaitsealal on ligi 50 kaitsealust taime, looma, linnuliiki. Peetri jõgi ise on forelli ja Harjuski jõgi ja nende siis ka kudemisala. See kõik tähendaks seda, et ka Peetri jõe oma elustik hävib või vähemalt saab kannatada. Leiti nüüd aastate läbi, et võiks kaevandada ka lahtise kaevandusega ja leida teised väljapääsud, aga 2013. aasta oktoobrist siiani oleme me suutnud võidelda selle eest, et see maastik seal on jäänud puutumata. Sellel teemal on sõna võtnud paljud looduskaitsjad, olgu see siis Anneli Palo, kes seal on uurinud nii samblikke ja samblaid. Eesti Looduskaitse Seltsi auliige Hele Tulviste Mõniste muuseumi juhatajana on võtnud sõna ja kirjutanud erinevatesse
ajakirjanduses on kohalik looduskaitseseltsi osakond sellel teemal sõna võtnud ja ikkagi on leitud, et kaevandust on vaja ning tänase päeva seisuga oleme jõudnud sinna, kus see on siis Keskkonnaministeeriumi käes nüüd laual ja milline see tulevik meie piirkonna jaoks ja kõigi loodust armastavate inimeste jaoks, kes te puutute sinna Võrumaale või Eestimaa lõunatippu oma matkadega, milline see tulemus olema saab, seda me keegi ei tea, aga ometi peab jääma lootus ja peame leidma selle võimaluse ja suuna ja oskuse, et selle eest seista. Sest, kordan veel kord, kõik ei pea tehtama rahaks. RMK on seisukohal, et sealne mets, mis taastub ju aastakümnete pärast, annaks palju suuremat tulu riigile, kui annaks ainult see kaevanduste rajamine ja me kohalike inimestena ei kujuta küll ette, kui arendaja ütles, et aga hakkate purjevõistlusi siin tegema. Ja ega me killustikud, mille üle te üldse kurdate, sest kui kaevandus lahti läheb, siis Eestimaa lõunatipu matkaraja peale, tee peale me killustiku ei tõsta, me tõstame selle kõrvale, te saate killustiku vallist mööda küll oma lõunatippu. Arendaja mõttekäik on looduse inimestele ja kohalikele inimestele natukene kummaline ja arusaamatu. Aga mida siis teha? Ma leian, et osakonnad, olgu see meie osakond oma kaevandusprobleemidega, olgu teised osakonnad üle vabariigi, ei peaks olema ainult võitlema ise selle probleemiga, see peaks olema terve looduskaitse seltsi probleem. Ja kui ma olen rääkinud siin, et oldi mingitel hetkedel sellisel seisukohal, et kui kohalik probleem on, olgu see siis mingite parkide või teiste looduskoosluste kaitse, et see on kohaliku osakonna ja see on kohalik probleem, et meie siin Tallinnas Koidu tänaval selle probleemiga ei pea tegelema, meie räägime suurematest ja kõrgematest probleemidest. Ei, see peaks olema terve osakond, terve looduskaitse seltsi probleem ja me peaksime rohkem, ma ei taha olla kriitiline, aga ma leian, olles looduskaitse seltsis 1969. aastast, kui Varstu osakond loodi, tahaks öelda, et Eesti looduskaitse selts peab olema rohkem nähtav. Ma ei ole ei ajakirjanduses, ei televisioonis ega raadios vähemalt viimastel aadatel kuulnud, et räägitakse, et Eesti looduskaitse selts seisab ühe või teise pargi, metsa, piirkonna kaitse pärast. Räägivad kohalikud looduse aktivistid, räägivad kohalikud kogukonna inimesed, aga looduskaitse selts, see nimi läbi ei käi. Kevadel räägiti looduskaitse seltsist raadios ainult seoses Lahemaa looduskaitsealaga ja seoses Jaan Eilartiga. Ometi ei peaks looduskaitse tegevus meil olema lõppenud Jaan Eilartiga. Me oleme aastakümneid edasi läinud. Me peame, ma tahan öelda sellega, et me peaksime midagi muutma ja kui te täna kongressiks pärast kokku tulete, siis mina kongressil ei osale, sest nii nagu äsja avasõnavõtus esimees ütles, et Varstu osakond on likvideerimisel. Selles teemasse ma praegu siin ei lasku, miks see tee selline meie arvates oli.
ainuõige. Aga ma tahaks öelda, et midagi peaksime, ma olen edasi Looduskaitse Seltsi liige, et me peaksime Looduskaitse Seltsis midagi muutma, et see oleks kuuldav ja nähtav. Me peame tooma juurde noori ja muutma oma kontseptsioonist midagi põhjalikumalt, et me ei peaks järgmisel aastal tõdema, et meil ongi keskmine vanus nii suur, et me saame ööbida ainult hotellides. Ma austan kõiki seltsi liikmeid, kes on aastakümneid seltsis olnud, aga toome enda kõrvale noored, sest ma tean, meie oma osakonnas Varstus iga aastaga keskmine vanus suureneb ja ta on likvideerimiskoosolekul oli osakonna liikmete keskmiseks vanuseks 61,3 aastat. Kuigi veel mõned aastad tagasi oli ta üle 50 aasta. Ja me ei saa öelda, et meil oleks ainult vanad, meil on ka noori inimesi. Aga mõtleme midagi koos välja ja teeme paremaks. Teeme nii, et riik tunneks, et Eesti Looduskaitse Seltsi on vaja, sest kui tänase koosoleku puhulgi oli juttu sellest, et saadi raha vähe kas või tänase selle kokkutuleku läbiviimiseks, siis see tähendab, et riigil ei ole Looduskaitse Seltsi vaja või? Miks? Vastupidi peaks olema. Ma võin siin ühe lausega öelda, kuna mina olen küüditatud organisatsiooni Võrumaa esimees, Memento esimees, siis meil Memento on riigi poolt rahastatav, kõik ühendused kõigis maakondades on rahastatavad ja me saame tegutseda. Looduskaitses osakonnad on ju ülevalt poolt rahastatavad minimaalselt ja selline suur kokkutulek, nagu meil tänagi siin on ja homme peaks kajastuma rohkem ajakirjanduses igal pool, et meist teatakse ja riik saaks meist teada. Aitäh! Aitäh, aga kas on küsimusi? Tere, mina olen Külli Räpina osakonna uus esimees ja meil on ka väga väike see osakonnakene, aga võib-olla mul ei olegi Silverile küsimus, mul on võib-olla Seltsile küsimus, et ma tean, et seal kongressil vist ka räägitakse sellest, aga siin on praegu see auditoorium on suurem, et kas te võiksite öelda ja kindlalt pidada need kaks asja nagu lahus, sest muidu ma küsin seda sama asja uuesti. Et millised on need teemad, mida Eesti Looduskaitse Selts on üleriigiliselt looduskatastroofis olles praegu tõstatanud, A, ja B on siis see, et millistes diskussioonides on Eesti Looduskaitse Selts osalenud, võttes arvesse siis seda looduskatastroofi, mis praegu toimub. Muidugi selts, see on kõik meie tähendab, et meil ei ole niisugust asja, et on selts Tallinnas ja on osakonnad. Et kõik seal, kus te olete koha pealt osalenud, need ongi diskussioonid. Aga kui võtta nagu laiemalt, selts on esindatud 7-8 otsustuskogus. Metsa arengukava, säästva arengukomisjon, on võetud sõna parkide raie vastu, üksikute puude. Et teid tuleb üksjagu kokku tähendab. Et ma ei saa aru nagu sellest suhtumisest, et on selts ja on osakonnad, et me kõik oleme üks selts. Tahaks selle juurde lisada, et on vahe, kas räägib kohaliku osakonna inimene sellest, et jah, meil on ka probleem. Või siis ongi afiseeritud ja öeldud, et ahaa, Eesti Looduskaitse Selts, kuhu kuulub käesoleval hetkel 999 inimest, kõik nagu üks mees seisab selle eest, et seda kaevandust ei tuleks, seda parki ei lõhutaks või ei raiutaks maha.
või see olgu lendorava või mis muu kaitseala, et selles on vahe ja selles suhtes ma oponeerin härra esimehele. Jah, igaühel on õigus oponeerida ja muidugi on neid pöördumisi päris palju, tähendab, kus selts on oma allkirja andnud kogu oma seltsi liikmete poolt. Et päris ei ole nii, et ei ole selts üldse tegutsenud. Aga kindlasti see on ülesanne järgmisele juhatusele ja esimehele, et neid kriitikanooli arvesse võtta ja parandada ja ma olen täiesti nõus sellega, et seltsi nähtavus võiks olla alati parem, et alati saab paremini. Aga ma ei teeks seda vahet, et meil on nagu Koidu tänava seltskond ja siis on osakonnad ja siis on mingi veel selts ja siis osakond küsib küsimusi, millega selts tegeleb. Et sellega ma ei ole nõus. Meil on esinejad ja me võime see pärast õhtul lõkke ääres vaba mikrofoniga rääkida, et praegu läheme oma programmiga edasi. Aga tänan, Silver.